Tere tulemast, mina olen Raul ja lohutustund number 4. Tänaseks teemaks on liiklusohutusprogrammi 2026 kuni, mis ta oli, 2030 mingi koostamisel ettepanekut, mida Transpordiamet on küsinud kõigilt nii-öelda avalikkuselt, mis iseenesest on ju tore, loodetavasti ei tähenda see seda, et neil endal on ideed otsas. Aga võib-olla niisugune kaasamise katse ja panin ma siia ka väikse haiku, kuna veel eelmisel korral me veel ei teadnud, et kes on minister, siis nüüd me teame, et meil on ka uus minister, kes loodetavasti siis saab ka meie ettepanekuid lugeda. Ja veel kord need reeglid, et räägime ühekaupa, et ma üritan nagu ohjata ja modereerida ja siis saab kätt tõsta, kui on nii-öelda soov sekkuda. Ja mingil hetkel ma kindlasti küsin ka, et kas on nagu arvamist. Et sai ka eile jagatud välja siis väikene toorik ettepanekutega, nii-öelda esmaste mõtetega, mida võiks välja käia. Noh, veel kord, igaüks on vaba esitama ise oma ettepanekuid Transpordiametile oma äranägemise järgi, et siin see mõte on võib-olla natukene arutada mingeid selliseid kaalukamaid ideid. Ja olen ma mõned mõtted siia kirja pannud ja peamised pealkirjad ehk siis mida need puudutaks, on siis ohutu liikluskeskkond, sõidukite ohutus, ohutud liiklejad ja siis ka järelevalve. Kas keegi tahab kohe midagi arvata, et meil on jämedalt siis tund aega arutamiseks ja võib-olla siis juurde kirjutamiseks siia mõtteid. No, mul on nii palju üks mõte lihtsalt, et uudistes oli, et Sauk kohtus uue ministriga ja sellega seoses räägiti ainult sellest, et teehoiunõudeid leevendatakse, et selle rahaga üldse kuidagi välja tulla ja ennustati, et teede augulisus tõuseb kohe korralikult. Võib-olla see ongi üks võte, auklike teedega ajada kiirus alla, et siis ehk on ka vähem tagajärgi. Jaa, sest no ega me teame, et talviti on meil vähem raskeid tagajärgi kui suvel, et kui on hea nähtavus ja pikad päevad ja kate on kuiv, siis kiirused on ka suuremad, nii et teatav loogika seal on, jah. Aga ma ei tea, kas me selle ettepanekuna tahame esitada, et võib-olla selline No, nagu ma arvan, et kui me Mhm. lollusi võimendada tahame, siis see on ettepanek küll, et me saame nulli siis, kui teed on nii auklikud, et üle 30 sõita ei saa. Jah. Okei, kas on veel sissejuhatavaid mõtteid? Kui ei ole, siis käiks läbi need, mis siin kirjas on ja peegeldame siis igat mõtet. Noh, sissejuhatuseks sama Sveti sõnum, et kui senine lähemine on läbi kukkunud ja kui see tõesti nii on ja me sellest aru saame, siis järelikult tuleks midagi muuta. Ja esimene mõte ongi see, et kuigi meil on nullvisioon olnud justkui lähtekohaks vist viimase 2 programmi puhul, siis tundub, et see on pigem olnud selline deklaratiivne ja siis nii-öelda Transpordiameti poolt nii-öelda soovina sinna pandud, et on inimesed, kes on nagu selle endale selgeks teinud,
aga et seda ei ole võetud kui ikkagi sellist terviklikku filosoofiat, millest kõik nagu ühtemoodi aru saaks, et pigem kuuleme ikka veel aeg-ajalt sellist kriitikat, et noh, null ei ole võimalik, et see ei ole eesmärk ja nii edasi. Et ja iga liikleja peab justkui ise vastutama. Aga me teame, et päris nii lihtne ei ole. Ja see mõte ongi see, et see nullvisioon, see selles mõttes tuleb nii-öelda nagu selgeks rääkida, arusaadavaks ja kogu see programm peaks jõudma ikkagi seadusandlikusse kogusse ja mitte, et ta on lihtsalt erinevate siis ametnike poolne nii-öelda omavaheline justkui kavatsuste kokkulepe või ma ei teagi, kuidas seda nimetada, et selline esimene nii-öelda alusmõte. Ain. Mul on siin praegu üks mõte lisada, et täheldame, et ükski arengukava ega arengudokument ei jõustu enne, kui see on riigieelarve strateegias ka toetuse saanud. Ja ei kajastu riigieelarve strateegias. No need strateegiad tehakse ju iga aasta ümber, et küsimus ongi, et vaata, meil riigieelarve strateegias ju on 80% kulutusi on seadustega kinni pandud. Aga liiklusohutus ilmselt nende hulgas ei ole. Ja kindlasti selle viimase 20% peale kandideerib väga palju igasuguseid toredaid asju. Roland kirjutab, kus see tekst oli, ma ei suuda enam leida. Oota, mis teksti sa mõtled? Seesama, mis sul ees lahti on, ma nägin kuskil, et mingisse kanalisse see tuli, aga... No ekraani peal sa näed. Jah, seda näen, aga ma näen, et seal on rohkem. Aga ma kopeerin aga tekst lingi ise oli Google Docsis. Et ei, ta on OneDrive'is on. Jah, okei. Ma kopeerin lingi siia chati, igaüks võib ise ka sisse ronida ja ma ei tea, võib ka ju siis kommenteerida siis samase kommenteerimistööriistaga ka või mis iganes. Jaa, aitäh. Nii, aga siis läheks edasi. Ohutu liikluskeskkond, et sellele on varasemates programmides ikkagi mõnes mõttes nagu on küll olnud seal teemad. Noh, meil on olnud liiklusohtlike kohtade likvideerimine sellise nime all meede, millele on siis mingi aeg ka raha olnud, täna vist enam ei ole. Ja selle meetme all on teatud asju tehtud, aga tundub, et see protsess nii-öelda, kuidas asju tehakse, on ikkagi nõrk. Et oli siin alles üks lõputöö, mis käsitles nende likvideerimiste tulemust ja selgus, et mitte alati ei likvideeritud ohtu, vaid tehti neid hoopis juurde. Et tegelikult siin see protsess vajaks nii-öelda läbipaistvust, igakordselt oleks vaja auditeerimist ja kõik see nii-öelda peab olema avalik protsess. Ja lisaks, et kuna nendes auditeerimistes on ka see, et audiitor on nii-öelda teeb ettepanekud, mis on soovituslik, siis pädev asutus tegelikult otsustab, et milliseid soovitusi rakendada, milliseid mitte. Ehk siis nii-öelda tegelikult tekib selline vastutus, aga tagantjärele me ei suuda nagu tuvastada seda, et mida otsustati ja kuidas see mõjus. Roland. Võib-olla Roland täiendab, aga tänasel projekteerijate ümarlaual oli see teema üleval. Ma pommitasin Mart Michelist, et kas me saame need auditid avalikuks ja ilmselt oli see vastus, et me ei saa seda, kuigi öeldi jah, et need on avalikud, et te võite tulla tutvuda kõigega, aga seda ma avalikuks ei pea.
Ja teine küsimus, Roland, võib-olla täpsustad edasi, meil oli arutelu ka see, et võiks olla loppvisionäär, kes kõik auditid aktsepteeriks ja ütleks, et kui põhjuseks öeldakse, et raha ei ole, et siis see raha tuleb igal juhul leida. Või kui aega ei ole, siis tuleb leida. Ja seda arutati, seesama mõte ka, Raul, mis sa oled varem välja öelnud, et see peaks olema nagu selline sõltumatu kas institutsioon või mis iganes organ või asi nagu Riigikontrolli laadne, et kes siis sõltumatult seda teeb. Selle kohta ka Mart ütles, et noh, et ei ole niisama lihtne seda isegi korraldada, et kui TJA-le see anda, siis üks asi, noh, et pädevuse teema, teine asi see, et kõrvalt vaatajana on maru lihtne öelda, et a la igale poole tehke tunnelid, et need on justkui kõige odavam või tähendab kõige ohutumad, aga ei ole kõige odavamad, ehk siis sinna kõrvale tuleb alati see eelarverida. Ja siis teine teema, vist äkki Metsvahi korra seda puudutas, ütles, et uues programmis suure tõenäosusega hakatakse ka põhimaanteedel rohkem ristmikke ümber ehitama ringristmikeks. Ja siis Anti Palmi, noh, meie selle sama uikalaga, mida me siin teeme, selle valguses, et raha ei ole, Narva maantee ei ole enam prioriteet ja nii edasi, et ta luges kokku, et sinna võib tulla 17 ringristmikku, noh, potentsiaalsed kohad. Seal oli ka siis see põhimaante funktsiooni teema, et selliselt, et me justkui need äärealad suretame välja, kui sinna sõitmine muutub niivõrd ebamugavaks, toodi võrdluseks siis busside liikumisgraafikud, et kui palju see siis pikendab sõiduaega ja nii edasi, et ühesõnaga nagu sihuke, ütleme, probleemide pundar. Seda arutati. See on väga hea. Te mõlemad käisite seal istungil või? Jaa. Tore. No need on jah, teada mõtted. Igal pool ei saagi olla tunneli lahenduseks ja pikemas perspektiivis võib olla ju kapitaalsem lahendus, aga küsimus on, et enne seda saab teha igast nii-öelda lihtsamaid lahendusi ja kui saadakse aru, et tõepoolest ringristmik või mingi asi on võimalik täna teha, siis seda tuleb ju teha, et me ei saa öelda, et kuule, et meil ei ole raha viadukti teha, et siis jääbki niimoodi. Üks aspekt on siin võib-olla veel, tähendab, peale selle raha küsimuse oli küsimus ka selles, et auditiks tuleb see projekt viimasel hetkel ja siis on kõigil kiire saaks nagu asja purki ja tegelikult seesama sõltumatu järelevalve peaks olema selle õigusega, et ühest küljest ütleb, raha tuleb leida ja teisest küljest ütleb, et see aeg tuleb ka leida, et siis kui venib, siis venib, aga peaasi, et korda saab. Ühe punkti võib-olla veel, mis seal ka välja ütlesime ümarlaual ja mis on siin ühe selle auditiga olnud meil teemaks, et pädev asutus ei saa ega tohi ette öelda, mida audiitor oma aruandes märgib ja välja toob. See sõltumatuse printsiip ka nii-öelda audiitori osas, mitte ainult järelevalve osas. Tähendab, siin on just see moment, et keegi audiitoritest ise ütles, et see pädev asutus on öelnud, et võta see punkt välja. Jah, nii on olnud ja siis nad nõuavad sinna kinnitust, et see audit on tehtud sõltumatult, aga siis ta enam ei ole sõltumatu. Et sa võid küll viidata seal määrusele, et sa peaksid justkui auditeerima ainult põhiprojekti teemasid, noh, et siis saamegi seal sellised märkused, et näed, et teil on siin see ülekäigu rajal on see märk tagurpidi, et keerake see õigeks, noh, et aga kas me siis selliseid märkusi tahame ja seesama määrus tegelikult ütleb, et audiitor võib auditeerida ka muid teemasid, mida ta projektist leiab, et see ei ole kuidagi piiritletud ainult selle checklistiga, mille Transpordiamet siis ette annab. See on just õige, et kui eesmärk on ohutus, siis ei saa olla nii-öelda selles mõttes valesid riskihinnanguid, et kõik nii-öelda riskid tuleb tuvastada, et jah, ja sellega ma olen päris palju maadelnud.
Kusjuures just see moment, et audiitori hinnang on just nimelt audiitori isiklik hinnang, see ei ole normi vastavuse kontroll. Seda enam ei saa tellija selle koha pealt midagi ette kirjutada. Jah, küsimus on, kas see on ka audiitor teeb üksinda seda tööd või on ikkagi meeskond nii-öelda vähemalt kahekaupa või ka siis kolmekaupa tehakse, auditeeritakse, et ei ole nii-öelda ühe isiku nii-öelda subjektiivne arvamus ja teiseks nii-öelda see riskihinnang peaks püüdma ikkagi võimalikult objektiivseks teha, et mida ma olen ka blogis kirjutanud nendest auditi kvaliteedist, et iga risk peab sisaldama ikkagi seda reaalset hinnangut, et milles see risk seisneb, mis on võimalik konflikt ja mis on selle konflikti võimalik tagajärg. Et see on muidugi küllalt raske niimoodi kirjutada. On, aga see ongi audiitori ülesanne. Aga võib-olla üks mõte siiski juurde, tähendab, kui sa oled tutvustanud neid inglaste põhimõtteid, et tegelikult ka politseinik osaleb asjas, siis võib-olla peaks seda suruma, et kui on tegemist 3.-4. etapiga ehk siis juba valmis ehitatu ülevaatusega, et siis võiks selles ikkagi ka politsei esindaja osaleda. See on üldse küsimus, et kas ta peaks osalema ainult nii-öelda avamisel või avamisjärgsel etapil auditeerimisel või peaks võib-olla politseiga osalema projektide nii-öelda kooskõlastamisel, ülevaatamisel, et sellega me ajame kogu selle bürokraatia asja veel hullemini umbe. Seda ma ei tea, aga jällegi, kas tänased politseinikud on üldse selles mõttes ka pädevad hindama ohutust? No kui Maanteeametit loeme pädevaks asutuseks, siis politseiniku pädevus on täiesti trahvi tegemise õigustega kinnitatud. Et pigem on see politsei roll siin olla see, kes vaatab, et ei toimuks nii-öelda sellist nii-öelda korruptsiooni, või seda sõltumatuse printsiibi rikkumist. Aga Lilianil on käsi püsti. Me oleme rääkinud siin Pirital konkreetselt. Halduskohusse kuulunud mingit politseinikega, et nendel piirkonna kohta on isegi mingi arusaamine võib-olla veidi parem kui teistel inimestel. Muidu mul küll ei ole jäänud muljet, et politseil oleks ikkagi selline piisav arusaam teede või sellest keskkonna kujundamisest. Et neil on arusaamine jah, et kuhu panna kaamera, tahaks panna võib-olla neid lämavaid politseinikke või asju, aga üks tervikarusaamine minu arust politseinikel konkreetselt ei pruugi olla. Neid on loomulikult erinevaid. Et meil ongi ülevaade, kus õnnetused toimuvad ja see, aga nad ei ole mõelnud ega tegelenud selle keskkonnaga, mis peaks nagu teede, mille kohta võiks ka minu arust teadmine olla. Kusjuures siin on minu poolt täiendus selles mõttes, ma suhtlesin Tõnu Lukmaniga Tartus ja Tõnu ütles sedapidi, et ta oli käinud Tartu linnavalitsuses nende, kes seal liiklusohutusega peaks tegelema, mingi tüdruk oli ja hakkas sellele rääkima, et me peaksime uurima seda, et kus kohas õnnetused juhtunud on, et see on ju statistikast teada. Ei, see ei ole meie ülesanne. Jah, minu arust on ka statistika ikkagi nagu oluline, sellepärast, et see liiklusõnnetuste kaartidelt näeb neid täppe ja näeb mingit nii üleüldist kirjeldust. Aga vahest jälle oma konkreetset piirkonda tundes, mulle tundub, et vahest veel isiklikult rohkem nendest õnnetustest kas lehe või siis selle muude inimeste kaudu kui selle kaudu, mis statistikas kajastab nendel kaartidel. Konkreetselt, kus on auto lapsele otsa sõitnud või need kohad ja need isegi ei kajastu mitte ei selles liikluskindlustusfondi ega ka siis teine andmebaas. Need ei kajastu seal. Ma ei tea, miks neid sinna ei panda, aga tegelikult see teadmine on oluline, sest väga raske on vaielda, et näed, et selle pärast siin juhtub ja see on päriselt inimkannatustega õnnetused, sellepärast, et
noh, lapsed või ratturid või kes iganes jäävad ette ja noh, seda ohutust ei ole võimalik tagada, kui siin natukene ümber ei ehita või midagi ümber ei tee. Selle peale tuligi meelde ja aitäh selle eest. Oli just meil Facebookis oli ka kommentaar, et nii-öelda sellest nii-öelda keelekasutuses ja et ka täna avariide statistikas üks asi, et me ei räägi õnnetustest, vaid peaksime rääkima avariidest ja teine asi, et kas on tegemist jalakäijale otsasõiduga või on see jalakäijaga seotud õnnetus, et väga palju on sellist nii-öelda lingvistilist probleemi, et kus nii-öelda probleemi nagu pisendatakse sõnakasutusega, et see on ka võib-olla selline üldasi, et mille võiks lausa kirja panna, et liiklusohutuse lingvistika. Seda saab pärast täiendada. Nii, aga läheks edasi, et meil on 20 minutit kulunud. Et järgmised mõtted, mis siin on, siis konkreetsemalt asulate ja asulaväliste teede kohta. Ja noh, asulates on see, et kus on väga palju pendeldamist, nii-öelda igapäevast liikumist, siis et oleks vaja autost sõltuvust vähendada ja siin on väga palju tegemist nii-öelda linna planeerimisega kui ka siis üldse nii-öelda liikuvuse korraldamisega, et ja noh, täna meil tegelikult mingil määral seda Tallinnas tehakse ja võib-olla ka Tartus, aga siin on veel üsna palju nii-öelda teha ja see vajaks võib-olla sellist ka riigi poolt natukene rohkem sekkumist, et ühistransport täna on meil väga nagu killustatud. Et aga jah, siin oleks sellised võib-olla natuke üldisemad ettepanekud, aga konkreetsemalt see, et lähtuda ohututest kiirustest ja kujundada keskkonda sellele vastavalt, siis arvestades neid nii-öelda ohutusprintsiipe ja keskkonnas olevad nii-öelda nõrgimad kasutajad. Siin oli, kas oli Ain kirjutas selle või kommenteeris vähemalt, et rattateed, nende rajamine, see on pikk protsess, täna on probleem, et ega meil on pigem on nii-öelda linnast väljas on juba päris ulatuslik nii-öelda võrgustik, aga linnas sees on sellised jupikesed ja palju tööd on teha, et tekiks nii-öelda selline terviklik jalgrattainfra. No minu märkus siin oli põhimõtteliselt selles, et meil selle Henriksoni küüru jalgrattaraja ajast, et kui me kasutame lihtsalt värviga eraldatud jalgrattaradasid põhiteede, põhitänavatel, siis see asi tuleks välistada. Kui me tahame põhitänavale jalgratast kuidagi tuua, siis kindlasti tuleb see autode ruumist eraldada. Ma olen nõus ja natuke vaidleks ka, et noh, jällegi kui see nõuab nagu suurt investeeringut, see nii-öelda eraldamine, siis see võib võtta ju väga-väga palju aega, enne kui me selleni jõuame. Et võivad ju olla ka mingisugused nii-öelda vahelahendused ja kui on selline pooljagatud ruum, siis lihtsalt tulebki. Ja pooljagatud ruum sobib, Raul, pooljagatud ruum sobib suurepäraselt, aga mitte põhitänavale. Võtame selle hollandlaste printsiibid lahti, siis kui meil ei ole võimalik nii-öelda lahutada, siis tuleb lähtuda nõrgimast kasutajast ja selle järgi panna paika kiirus ja muud asjad, ega siis ka põhitanaval võib olla kiirus 30. See ei muuda nii-öelda veel tänava funktsiooni. Miks me ei või seda nõrka liiklejat paralleeltänavatele suruda? Kui sul on, noh, võta seesama pagana Henriksoni küür, et kus on see paralleeltänav seal? Ma olen põhimõtteliselt nõus, et võiks, kui see on olemas.
aga kui sul ei ole, siis sa ei saa nii-öelda öelda, et siin jalgrattur ei liigu, sest see on põhitänav ja see on justkui ainult autoruum. jah, see näiteks rattastrateegia põhjal on see Pärnu maantee on ka jalgratta põhimarsruut, põhitrass. Ehk siis seal samas peaks olema lisaks siis transiitliiklusele autode mõistes ka kiire rattaühendus ja kiire rattarada või rattatee, mis iganes sinna siis paigutatakse. Et seal on kõrval on ju see rongipeatus ja seal on ka ülekäik. Ja ausalt öeldes see on nii kohutavalt ohtlik, seal pole üldse nähtavust nii-öelda Rapla poolt tulevale rongile. Et ma oleks seal ise eelmine aasta peaaegu rongi alla jäänud. Et on justkui alternatiiv, aga ma seda ei soovitaks. Et pigem vajab see ikkagi kapitaalset ümberehitamist, aga jah, linn on ju projekteerimistingimusi menetlenud sinna mingi aeg. Aga me ei peaks siin nagu ühte kohta kinni jääma siin, et küsimus on pigem põhimõtetes, mida programmis peaks tegema. Et selles mõttes see kiiruste asi tuleb edasi veel nii-öelda ohutute reeglite alla, aga näiteks asula välistel teedel ikkagi tänane 90 piirang, baaspiirang ei ole adekvaatne. Et see vajaks muutmist ja samamoodi linnades võiks olla baaskiiruspiirang 30 ja kiirus saab tõsta siis, kui see keskkond nii-öelda võimaldab seda, et on nii-öelda riskihinnanguga võimalik öelda, et on ohutu liikuda ka kiiremini. See, mis on, ütleme siin näiteks Skandinaavia, Rootsi põhimõte, et suuremat kiirust võib ikkagi lubada ainult siis, kui on sõidusuunad eraldatud. Lilian. Vabandust, tõstsin käeva. Tõstsid käe? Et ma olen nõus küll, et kuna pidin seda Vanasadama trammide LOA tegema, seal oli eelmistes etappides juhitud veel, lihtsalt üks näide tähelepanu nendele, et on liiklusmärke või ei ole, aga kui sul on nii tihe keskkond, et siis ikkagi õigem, et põhiliselt kehtiks linnas see 30 ja kui kuskil on nii lage ja tühi ala, et pigem sinna sa paned neid märke, mis lubavad suuremat kiirust kuidagi, sedapidi loogika tundub mahtumise mõttes ka õigem. Aga maanteede osas olen ka nõus. Ja kui me võtame linnatänavates, siis 80% on ikkagi puhtalt sellised elutänavad, juurdepääsud, kus ei olegi nagu loogiline kiiremini üldse liikuda. Ja selliseid põhitänavaid, mis kõigil nagu justkui pinnuks silmas on, neid on ikkagi 5–10% linnatänava võrgustikust ja siis on veel natukene jaotustänavaid. Et jah, kui räägitakse tänavatest, siis mõeldakse põhitänavaid, aga tegelikult need on ainult nii-öelda see jäämäe veepealne osa, et suurem osa tänavaid tegelikult on täiesti rahulikud. Raul, kuna üks mõte veel, me siin kunagi arutasime seda teemat, et linnas on peale tänavate ka teed, et ma saan aru, et tänavalt ma nõuan tõepoolest seda, et ma panen need kõik liiklejad sinna kenasti samasse ruumi, aga Järvevana või tegelikult ka Tammsaare? Ja, see on asi, mis vajaks tegelikult ehitusseadustikus parandamist, see on vana vigane teeseaduse mõiste, mis ütleb, et tänav on mis tahes siis nii-öelda linnas või asulas olev tee. Et kui me vaatame reaalselt kaardi peale, kui ütleme, jätame Tallinna korraks kõrvale ja võtame mõne sihukese omapärase linna nagu Mustvee või Paldiski, siis me näeme, et maanteed kulgevad metsa sees, aga on justkui linna territooriumil. Ja nende kohta öelda tänav ei ole nagu korrektne, et tänav on ikkagi
selline tee, mis on linnas, aga millel on maakasutus ühel või kahel pool, kus on hoonestus, aiad ja on inimesed, on elukohad, töökohad, nii edasi. Jah, siis jah, see, mis juba ennem sai räägitud, et maanteedel ka ikkagi oleks võimalik selliseid ohutumaid lahendusi rakendada, et me ei pea püüdma igale poole eritasandilist teha, et meil ei ole selleks nagu ressurssi, aga ohutus saab ka nii-öelda väiksemate kuludega. Peame lihtsalt aru saama, et kiirused on vaja alla saada, konfliktpunkte on vaja vähendada. Roland. Ja et sellesama näite võib-olla tuua, mis sa mulle saatsid siin rootslastelt, kus neil on ka põhimaanteele tehtud ringristmik ja noh, et iseenesest seda nagu ei peaks häbenema. jah. Kui olud nõuavad, siis miks mitte, et ei ole vaja iga kord nui neljaks taga ajada seda läbivat või läbilaskefunktsiooni. Roland, ma nagu küsin seda, et kas sa Keila ringristmike kaskaadi kohta aga midagi arvad selles kontekstis? No, see on kolmas ümbersõit, et nii nagu siin me oleme arutanud neid, et puhtalt planeerimisveaga tegemist, et kui juba ükskord möödasõit on tehtud, et siis tegelikult ei tohiks lasta sinna teisele poole mingisuguseid arendusi rajada, aga noh, päris elu on midagi muud. Ja noh, siis... No Keilas tegelikult seda üle ringtee maakasutust oli väga vähe, sest sinna luha peale ei saagi väga ehitada. See oli pigem poliitiline linnasurve, et tekitada ringristmikud, et siis saab sealt juurdepääsu kinnistutele, mida nad tahtsid rahaks teha. Nüüd need tasapisi ikkagi tekivad sinna need arendused. Ma olen näinud neid detailplaneeringuid, mis seal on seal luha peal. Okei, aga noh, arvestades siis seda, et on planeeritud uus ümbersõit veel kaugemale luha peale. jah, kolmas. Mida tõenäoliselt meie silmad ei näe. Seda uut ümbersõitu meie silmad tõenäoliselt ei näe. Ei tea, äkki siin mõni noorem ikka näeb. Aga küsimus on jah, et see on nagu üldse see planeerimise teema. Ja kas see oli mul ka kuskil siin kirjas juba? See vist tuleb, et väga palju ohtusid me tekitame planeeringutega, kus me paneme maakasutuse põhimõtteliselt valesse kohta ja meil Eestis ei ole nii kitsas, et meil ei oleks kohta, kuhu panna nii-öelda, kus on juba olemas ühistransport, kus on olemas juba juurdepääsu tänav, kus on kõiksugu muu infra maakasutuse teenindamiseks, aga ikka kiputakse linna ehitama. Iga mees on Von Glen. Siia ma tõin ka raudteed välja, et raudteede ohutus on omaette pähkel, et meil see, mida öeldakse, et rongil on alati eesõigus, on põhimõtteliselt vastuolus igasuguse ohutusprintsiibiga, mingisugust eesõigust ei saa kellelegi kuskil olla. Ja see fakt, et rongil läheb pidurdamiseks pikem maa vaja kui ütleme jalakäijal, ratturil või autojuhil, ei ole nagu selles mõttes adekvaatne, et see on asi, mida me teame ja sellest lähtuvalt tulebki nagu keskkond disainida. Et ka rong võib sõita aeglasemalt. Kui keskkond ei toeta kiiret sõitu, siis tuleb sõita lihtsalt aeglasemalt. See ei soodusta rongi kasutust, aga siis tuleb teha need vajalikud investeeringud, et rong saab kiiremini sõita. Et siin on ka valikute koht, et kas elektrifitseerimine on olulisem kui ülesõitude ohutustamine, et kuhu me raha paneme. Roland.
Ja selle kohta Anti Palmi täna ütles, kui oli juttu nendest ringristmike rajamisest põhimaanteele, et bussid muutuvad aeglaseks ja siis tulemus ongi see, et saamegi inimesed rongi suunata, et mis on eesmärk. Rong läheb kiiremini. Ja siis Vivo teeb ettepaneku, et rong võiks ka aeglaselt sõita. Kuule, ei, see mõte on tegelikult ju väga hea. Sellele peaks isegi poliitilise toe saama, et me soodustame rongi nendega ringristmikega. Ja igal juhul, see on ohutum. No ja nii ongi, et ka ühistransport, et meil on nagu jabur see, et meil bussid konkureerivad rongidega seal, kus rongid on olemas, et nad peaksid tegema ettevedu. See oleks nagu kõige tõhusam. Et sealt ringristmikult keeradki Jõhvi sisse ja seal on rongipeatusi. Et see on ka osa sellest nii-öelda suurest kestliku liikuvuse pildist, mis aitaks nii-öelda kogu seda autodest sõltuvust vähendada. Aga jah, et ka see põhimõte, et mis täna on väär, et meil jalgrattatee katkestatakse raudteega ristumisel ja tehakse ülekäik, sunnitakse jalgratturi jalakäijaks. See, miks me autoga nii ei tee, et sunniks autojuhi ka jalakäijaks, et lükkaks autot käe kõrval, et kas see on siis kuidagi ohutum. Et pluss see, et ei ole ei jalakäijal ega jalgratturil mingit infot, et kas rong reaalselt tuleb või ei tule. Et sa pead kogu aeg olema valvas ja siis, kui see rong tuleb sealt nurga tagant, mis sa selle tarkusega peale hakkad, et siis on lõpp. Ja põhimõtteliselt, kui need kõik eelnevad nõuded ei ole täidetud, siis tulebki rongide kiirus maha võtta ja välistada ikkagi kokkupõrge, et mingit õigust nii-öelda inimesest ülesõitmiseks ei tohiks küll olla. Nii, aga ohutud reeglid, see on omaette teema, et kui meil liiklusseadus on kirjutatud nii kohutavalt keeruliseks ja vastuoluliseks, et ükski liiklusjurist ega ekspert ei mõista seda üheselt tõlgendada, pluss see, et on kasutatud sõna eesõigus, siis siin on nagu kirjutatud sisse nii-öelda potentsiaalsed ohud, pluss see, et on teatud jagatud vastutus, mis samuti on ohtlik. Vabandust, mul läks midagi kurku nüüd, et kui keegi tahab jätkata siit. No ma jätkan sealt maalt, kus sul pooleli jäi, et mis puudutab liiklusseadust, siis ma saan aru, et sa oled omast vabast ajast ja entusiasmist juba ka otsapidi seda ümber kirjutamas, nii et võib-olla järgmiste nende lohutustundide teemad võikski valida, et vaadata ka seda liiklusseadust ja et mis seal võiks teistmoodi olla. Jah, et need nii-öelda printsiibid ma olen nagu kirja pannud, et millest lähtuvalt tuleks nagu reeglist kirjutada, et me ei kasuta eesõigust üldse, et ohutusliikluses ei ole kellelgi kunagi eesõigust. Et see on nagu mõttena täiesti nagu vale. Meil on olemas peateemärk, mis on ka selles mõttes jabur, et sulle öeldakse, et sa võid sõita, et sa ei pea kellelegi teed andma, ükskõik kes tee peale satub, sul justkui on nagu õigus üle sõita. Et peab rääkima ainult kohustustest, igas olukorras peab olema selge, et kes peab teistele teed andma ja seal ei peaks olema nagu mingit arutamiskohta, et kui sul on vot seda värvi jalgratas, et siis sa võib-olla võid üle sõita ja kui ei ole, siis ei või sõita. Et meil on jah läinud kuidagi käest ära see regulatsioon. Ja
seaduse tasandil muidugi ka need baaskiiruspiirangud tuleb fikseerida. Aga mis veel, et ka olukorra kiirus, et kuigi meil on öeldud, et juht peab valima kiiruse, siis see vajaks natukene nagu konkreetsemat sellist mõistet, et ja selgitust, et kiiruspiirang ei ole kohustuslik nii-öelda, vaid igas olukorras tuleb hinnata seda, et mis on nagu mõistlik, millised riskid on, et sisuliselt juht, ükskõik, kas ta juhib jalgratast või tõuksi või autot, peab hindama pidevalt nagu riski ja mõistma, et mis ohud varitsevad ja selle järgi nii-öelda kiiruse paika panema. Kas sul see tugevama vastutuse mõiste ja see on kuskil tuleb allpool või? See on tegelikult siin ohust lähtuv vastutus, et see mass ja kiirus. Jah, et see tegelikult, mis juba mõnes riigis juba ju tegelikult olemas, et see sama Hollandi näide on ju. Holland, Inglismaa ja natuke Soomes ka on ja Jaapan ka vist. Ja Soomes on ka nüüd see olukorra kiirus on mõistena ja seda on ka kohus mõnes juhtumis juba kasutanud, kus oli näiteks üks parklast väljasõit, kus oli selline vaidlus, et kas oli liiga suur kiirus või ei olnud, ja siis apelleeriti ka sellele, et ei ületanud kehtivat kiiruspiirangut, aga kohus leidis, et olukorra kiirust ikkagi ületati. Ain on pannud meil mina olen pannud ühe pildi, tähendab ühe tabeli ja see tabel näitab viimase 5 aasta hukkunute arvu seost antud kohas kehtinud kiiruspiiranguga. Aga me ei tea seda, mis oli tegelik kiirus. Ei, me ei tea seda, mis oli tegelik kiirus, me ei tea seda, mis on see nii-öelda optimaalne või ohutu kiirus. Midagi nendest me ei tea ja ma ei oska öelda, kust me seda teada saaksime. Ega täna ei saagi seda, sest seda infot ei ole talletatud kuskil. No ma oletan, et siiski on, sellepärast, et kui on olemas lõuk ja kõik need laibakad on tegelikult komisjoni poolt läbi arutatud ja selle käigus üldjuhul peaks püüdma see seltskond tuvastada ka tõenäolise tegeliku kiiruse. See tuvastatakse, ta on aruandes, aga ta ei ole andmebaasis. Jah. Et jah, mis siin on näha, et nii võib jah väita, et kõige ohtlikum on 50 peaaegu, et tead ikkagi maanteel on need peamised juhtumised. Aga siit on näha, et 10–40, 10 piirang on muidugi huvitav, kus on seda ka nähtud. Vist õueala? Õueala on 20. No õnnetuste statistika järgi on ka 10 olemas. Aga ma ei tea, kus seda peab vaatama. Ma olen ka kuskil näinud, et näiteks on ju võib-olla näiteks sadama territooriumi kuskil või mingites sellises eri olukordades. Ja võimalik küll, jah. Ma olen ka näinud 10 märki. Aga iseenesest nagu alla 20 on suht jabur, et aga siin ikkagi on ju suurem osa on ju maal ja 90, 164. No see ikkagi näitab, et kiirus, kas ta nüüd on põhjus, aga tagajärg on ta kindlasti. Aga aitäh selle eest. Nii, ja siis tegelikult üks mõte veel, et mida sai kritiseeritud juba siis, kui see nii-öelda seadusesse kirjutati ehk kergliikur, mis oli täiesti mõttetu sulest välja imetud regulatsioon, tarbetu ja mis, nagu me teame, tegelikult mitte midagi muud ei muutnud kui seda, et sundis need elektritõuksid kõnniteedele, millega meil on ikkagi jätkuvalt tõsine probleem.
Ja kui täna on meil sellised uued sõidukid, mis selle definitsiooni alla jälle ei kuulu, sest neile on pandud sadul ja vändad, millel praktilist funktsiooni ei ole, sadulal on, siis jällegi on küsimus, et millega on tegemist, et kui Jumal ei ole pannud nii-öelda tähtsasse raamatusse kirja, siis on ilmselt saatanast. Aga olulised näitajad on jällegi mass ja kiirus, mille järgi siis ja lisaks võimsus, et millega klassifitseerida ja see klassifikatsioon on kogu aeg olemas olnud, et ei ole vaja nagu leiutada uusi kategooriaid. Ja siis see kestliku liikuvuse hierarhia, vot siin on see ka natuke veel planeerimise teema, aga et see keskkonnas jah, nii-öelda jalakäija, jalgrattur kõige ette, siis ühistransport ja kõige viimasena siis nii-öelda erasõidukid, nelja- ja kaherattalised mootorsõidukid. Et see peab olema nii-öelda selge prioriteet. Jah, kusjuures selle juures need erasõidukite kategooriasse lähevad täpselt samamoodi ka rendisõidukid. Jaa, Bolt Drive. Aga nemad vajavad veel lisaks eraldi regulatsiooni. Siit edasi minnes sõidukid, tehnilised ülevaatused meil on juba olemas, aga need nõuded ja sagedus võib-olla teatud sõidukitele vajaks ka täiendust. Ja ka siis kõik need igast uued sõidukid, ka need rendi omad, et kuidas nende nagu seisund on, et tõukside vastupidavust on parandatud alguses, nad ei pidanud vist paari kuudki vastu ja läksid juba prügimäele, et nüüd vist kestavad kauem. Aga mul eile just oli võimalus sõita tühja rehviga, et võtsin tõuksi ja selgus, et rehv oli tühi. Aga on alailma neil nagu probleeme. Mul oli nende tõukside ja võib-olla pigem nende võrrilaadsete elukate suhtes see küsimus, et kas on põhimõtteliselt võimalik sellistel mingisugune lidaripõhine skeem, et nad automaatselt pidurdaks, kui jalakäija või koer või kes iganes ette satub? Lidar on väga andmemahukas, isegi Musk ei ole oma autodele lidarit pannud, et niisugused nii-öelda tehisintellekti vajavad ka nii-öelda foto pealt lugevad või video pealt mingid infrapuna või muud andurid, mis ka autodel on üsna tavalised, et võib-olla on võimalikud. Vahet pole millega, oluline on see, et seal mingisugune asi oleks olemas, et need rendikas, kes nüüd kõnniteele tegelikult satub, et me ei suuda neid ära hoida kõnniteelt, et nendel oleks mingisugunegi nii-öelda plokk selle koha pealt peal. Ja seadusandlikult me peaksime selle ikkagi tagasi pöörama, et see kõnniteedel sõitmine tuleks ära lõpetada, aga pikas nii-öelda reaalsus on see, et me reaalselt neid nagu päris ära hoida ei saa sealt, kuna keskkond on ikkagi puudulik. Seal on see variant, mida nad juba kasutavad, need lokaalsed kiirusepiirangud rahvarohketes kohtades, et ma ei tea, kui täpne see keps on, aga teoreetiliselt võiks olla sama põhimõttega, et kõnniteel sa ei saa üle 10 sõita, aga kui sa sõidad rattateel, et siis sa saad oma selle 25 kätte sealt. Midagi sarnast. Jah, ja kusjuures huvitav on see, et näiteks Bolt Drive'il oleks ka võimalik ju see kiiruspiire peale panna. Autodel on olemas need süsteemid, aga seda ei ole tehtud, et või vähemalt siis nii-öelda jälgida kasutajat
ja siis nii-öelda kuidagi trahvida või ohjata või korrale kutsuda, mis iganes. Tead, siiski mul on üks juhtum teada, kus Bolt on nii-öelda ära bänninud ühe kasutaja, kes on pidevalt kiirust ületanud. Drive'iga. Ma nüüd ei ole kindel, kas ta oli Drive'i sõitja või ta sõitis nii-öelda seda taksot. Et emb-kumb variant, aga igastahes keelu ta peale sai selle eest, et nad ikkagi kuigi palju vist tundub, et jälgivad. No hea teada. Aga siis täna, mis on probleem, et väidavad omavalitsused, et neil justkui ei ole õiguslikku alust neid renditeenuseid, liikuvusteenuseid kuidagi nagu ohjata, siis ilmselt see vajaks siis mingit klauslit, et omavalitsusel oleks õigus reguleerida, määrata tingimusi, et kus tohib parkida, millised on kiiruspiirangud, millised liikumisalad, et täna vist käib see rohkem nii-öelda läbirääkimistega ja kokkuleppel, aga see ma saan aru, et sellest nad saavad veel aru, aga jagu kokkuleppel, aga nad ei suuda kuidagi piirata seda rendisõidukite arvu. No on linnu, kus on ka seda tehtud vähemalt mujal Euroopas ja on nad isegi numbriliselt ära registreeritud, on isegi numbrimärgid nendel sõidukitel, ka Boltil näiteks. Saksamaal olen näinud. Et jah, ilmselt see vajab ikkagi selles mõttes seaduses sekkumist, et oleks selge, et kohalikul omavalitsusel on õigus neid tingimusi seada. Ja teine asi, mis oleks väga oluline, on jällegi see kasutuse ja sündmuste info jagamine. Et oleks teada, kui palju neid kasutatakse, kus kohas kasutatakse, sest see aitab jällegi nii-öelda seda linna paremini kujundada, et täna ei jaga ju ükski ettevõte seda infot. Jah, selle kohta saaks nii-öelda neid tõmbepunkte ja ankurpunkte teada, et kust kuhu liigutakse. Nii, ja siis ikkagi jah, see regulatsioon, et tagasi pöörata see kergliikur, mis tekitab segadust ja nüüd on jälle küsimus, et kuidas uusi nähtusi reguleerida, et see klassifitseerimine peab olema ainult massivõimsuse kiiruse põhjal ja kõik muu on ebaoluline. Nüüd jõuame sinna haridusse ja teavitusse. Selgub, et seesamane koolituse pool on trammi ülesanne ja kui ma püüdsin Villu käest eile küsida, et aga kuidas siis seda tegelikult korraldatakse. Jah, me teeme kooliõpetajatele koolitusi, küsin, kui tihti või kui palju ja missugune osa neid kaasatud on. Oi, ma ei tea, pead ülemiselt küsima, et kas tal on selle kohta mingit statistikat. Ma teeks ettepaneku sinna ohutu liikleja peatükki lisada veel siis ka see nii-öelda vananeva ühiskonna grupp siis või ma ei tea, kuidas seda nimetada, et üks asi need reaktsioonikiirused. Peal olema. Võib-olla jah, aga teine asi, et ta tegelikult muudab ka meil seda liikluskeskkonda, et reaktsiooni ajad on üks asi, aga teine asi on fooritsüklid, et rohelise tule kestus on ju, et ta sealt üle saaks ja et meil praegu tihtipeale me eelistame läbilaskvust ja ristmiku teenindustaset sellele siis jalakäija rohelise tsüklile. Et laseme neid samas taktis seal parempöörajatega ja nii edasi, nagu siin Vabaduse puiesteel oli üks avarii, muidugi ka igatepidi väga loll koht ilma nähtavuseta ja nii edasi ja vist see poiss veel oli väidetavalt veel ninapidi olnud telefonis, aga see kuidagi nagu ei õigusta seda, et tast veoautoga üle sõita. Aga just seal oli ka fooritsüklite teema. Jah, siin sa alguses tõstatasid ühe teema ja siis ta läks sujuvalt juba sinna järgmise. Need fooritsüklid ja see on nüüd keskkonna teema ja see 8-80 printsiip, eks ole.
et me peame arvestama, et meil järjest rohkem inimesed vananevad, aga ütleme juhtide puhul on see, et mul on siin endal üks lähisuulane just, kes on eluaeg autoga sõitnud ja nüüd on nii, et tal ikkagi see tervis on selline, et ta ei peaks enam sõitma. Aga väga-väga raske on nagu loobuda ja et see nii-öelda vananemisel nii-öelda valmistumine selleks, et sa ühel hetkel ikkagi peaksid andma oma juhiload ära ja sul peab olema mingi teine viis, kuidas liikuda, et see on äärmiselt nagu oluline, et noh, inimesed ei ole selleks valmis, et sul võib tulla järsk terviserike, aga sa võid ka nii-öelda vaikselt nii-öelda hääbuda ja see on väga-väga ohtlik. Aga muu maailm kasutab sellise hääbumisfaasi jaoks vist seda 4-rattalist autosugulast, mopeedi nimelist. Et kui sa autoga enam sõita ei tohi, siis sõida sellega 40 kilomeetrise kiirusega kiirteel. Ei no okei, see pole kiirteel, see on 110 ala. Ja, seal... See on nagu see on kiirtee kalmistule. No jah, lihtsalt siin on ka laiemalt see liikuvuse küsimus, et ühistransport ja muu nii-öelda transport, et aga jah, paljudel on see, et kes ütlevad, et tema kunagi ei hakka ühistransporti kasutama ja jala ei käi ja sõidab surmani, eks ole, autoga, aga see on nagu väga vale ja ohtlik mõtteviis. Hollandlaste selles 3. jätkusuutliku liiklusohutuse programmis on nüüd ka see vananeva ühiskonna peatükk sees. Et saab sellele viidata ja saab sealt ideid, et kõiki asju ei pea võib-olla ise nullist välja mõtlema. Ma mõtlen just praegu siin mitte meie seda dokumenti, vaid liiklusohutusprogrammi koostajatele infoks. Kuidas see nimed, mitte ajastu, aga rulaatori periood või see on see, kunagi Andres Leevald jagas ka seda pilti, et periood on õige. Perioodiks ta juhi load tagastamisele. No Hollandis on ka see, et ju pensionäridele pakutakse füüri nii-öelda raha kätte, kui load ja auto nii-öelda ära annavad. Et siis nad lähevad, ostavad endale elektrijalgratta. Ma annaks juba praegu hea meelega ära, kui keegi raha annaks selle eest. Elektrijalgratta ja sellega me saame nad kiirkorras EMO-sse. Ja see ongi see Hollandi tänane probleem, et 25-ga sõitev pensionär, ta ei ole jah valmis reageerima ja nii siis asjad juhtuvad. Nii, meil muideks aeg saab otsa. Siin on kestev õpe oli ka siin jah, ja see on ka, et näiteks meil täna kindlustusega mingid asjad ei ole kuidagi seotud sellega, et millal sa viimati tegid korduseksami või oled läbinud mingit lisakoolitust, et need kõik asjad oleks vaja kuidagi nii-öelda motiveerida, pakkuda motivatsiooni. Seda motivatsiooni keeratakse sulle selle veapunkti süsteemiga kraesse. Seda ei ole meil ju. Et motivatsioonipakett on veapunkti süsteemi koosseisus, et kui sa saad oma punkte vähemaks kerida, siis kui koolitusel osaled. Et siit jõuame sellesse järelevalvesse. Eks siin on see just teema olnud ka meedias, et siin kavandati kaamerate ulatuslikku süsteemi ja tekkis kohe probleem, et poliitiliselt kipuvad kõik need asjad olema. Ikkagi see õigus kihutada on niisugune, mida ei saa kuidagi piirata. No pigem ei olnud seal see õigus kihutada,
seletada taga, vaid pigem oli see, et kui püütakse kõigile kaamera piltidele AI taha panna, siis see AI omab ülevaadet sinu tegelikust liikumisest igal ajal ja iga kell. Jaa, ja ma ei tea, kas see halb on, et kui AI sellest ülevaadet omab, et Sellisel juhul, kui see AI piirab, kui see info jääb AI enda kätte, siis võib-olla ei ole halb, aga kui see läheb kohe edasi kusagile instantsidesse, siis on küll halb, sellepärast et siis hakatakse sulle uurimisasutuse poolt ebameeldivaid küsimusi esitama. Kui vaadata, kui palju me igapäevaselt jätame igale poole jälgi oma käimistest, tegevustest, ostudest, surfamistest ja nii edasi, siis need 2 kaamerapilti on köki-möki sellega võrreldes. jah, nii, aga Seda senimaadi, Roland, kuni neid pilte, kuni neid meie jälgi kokku ei panda. Imre Perli tegi ühe korra selle erinevate baaside kokkupaneku. Nii kui tuleb keegi ülesse, kes suudab need jäljed kokku viia, siis tuleb samasugune skandaal uuesti. Kunagi me arutasime, et kuidas tuleb sõita nüüd siis kui need kaamerad alles tulema hakkasid, et oligi sihuke ettepanek, et Tallinna linna piiril paned põrsamaski ette ja kütad Tartuni ja siis võtad eest ära ja ongi kõik, aga see on paratamatult mingi osa oma privaatsusest vist peame ära andma selle turvalisuse huvides. Ma olen elanud riigis, kus oli väga palju kaameraid ja ütleme nii, et seal oli ka väga turvaline, et mina ei ole nagu üldiselt kuritegelik, pahatahtlik inimene, et mul ei olnud nagu sellega probleemi. Et et probleemi tekitab see just nendele, kellele ongi vaja probleemi tekitada ja ilmselt on ka õige see, et Londonis oleks võib-olla väga palju igasugust terrorismi, kui ei oleks neid kaamerasüsteeme ja jälgimist, nii et aga teate, meil on aeg otsas, et püüaks sellest kinni hoida, et meil on lahutustund on ikkagi 1 tund ja kui on vaja, siis me võime sagedust tõsta, aga järgmine kord oleks kuu aja pärast või isegi natuke rohkem, sest muidu ta oleks tulnud meil 1. mail, aga teeks ta nädal aega hiljem. Aga teil on olemas dokumendi link, siia saab veel sisse kirjutada, et minu plaan on see, et ma nüüd prooviks selle siin mõne aja jooksul nagu sellisesse konditsiooni kirjutada ja natuke põhjendusi, selgitusi ka juurde panna igasse punkti, et mis ja miks on nagu oluline ja siis panna ta auditi lehele välja ja siis saata ka Transpordiametile, seal oli mingi tähtaeg ka, mis ajaks nad ootasid neid ettepanekuid, nii et ma tänan kõiki osalejaid ja kirjutame, joonistame ja kohtume jälle. Ja, aitäh!